Päev 5, loodame, et täna on siis parem kombe. Väga hea. Ohohoo. Hello! Käes on Vlogmassi 5. päev ja nagu näha, siis kalendrist tuli täna roosa huulepulk välja ja minu takso on kohal, suundume sadamasse. No nii, ma olen nüüd siis Helsingisse kohale jõudnud. Ma ootan oma emmet siin trammipeatuses. Tegelikult ma oleks võinud ise trammiga linna ära sõita, aga kuna tema istus sealt juba nagu trammi peale, et siia tulla, siis ühesõnaga ma ootan teda siin. Ja siis vaatab, mis saab. Et see on mul juba nagu iga Vlogmassi traditsiooniks saanud, et ma käin paariks päevaks siis emal Helsingis külas. Homme on veel selle Helsingi sünnipäev. Homme on mingid igast pidustused, värgid, särgid, aga kõik poed on kinni, sest et soomlased oskavad puhata. Nii et ühesõnaga vaatame, mis siis tänane ja homme siin Soomes toovad meile. Ma olen ikka päris rumal, homme on Soome sünnipäev, mitte Helsingi sünnipäev. Basic white girl, nagu ma olen, siis ilmselgelt tuli ära üks see Starbucksi kohvi ja mu nimi on nüüd Merli, et te teaksite. Aga vähemalt on selle i-tähe kohal on süda, nii et see on nunnu. Sama kiiresti, kui me igast jõudsime, sama kiiresti me lähme siit ära ka. Me olime siin umbes täpselt tund aega, käisime kiire tiiru läbi ja ma ostsin endale ühe asja, mis oli voodilina. Selles mõttes oli väga fail käimine, aga noh, vähemalt ma sain näha, et mis siin on ja tegelikult olgem ausalt, kõik need nagu jõulu siuksed mingid küünlad ja kaunistused ja sellised asjad on aastast aastasse täpselt samasugused. Nii et ma ei leidnud midagi uut ja põnevat, mida oleks kiiresti tahtnud kaasa haarata. Aga Pärnusse ostsime 2 ägedat küünlajalga, need mulle meeldis. Ma veel rääkisin ema ära viimasel minutil, et me ikkagi võtaks need. Vot, aga jah. Siin on Ige ja palun, rohkem ma seal ei filminud ja nüüd lähme linna. Kuna meil olid kõhud väga tühjad, siis me tulime idakeskusest sellisesse kohta nagu The Lucky Bastard ja mulle täiega meeldib see nimi, sest et mulle meeldib kasutada väljendit Lucky Bastard. Väga hea nimevalik on. Ja õnneks oli see burgeri koht, nii et minule ideaalne. Ja ma annan siis pärast hinnangu ka, et kuidas see maitses. Burgerid söödud. Minu hinnang on 10/10, ma arvan. Sest tõesti väga hea burger oli. Ja üleüldse see koht oli nagu väga kihvt selline. Et see tekst, mis seina peal seal oli väga andekas tekst ja friikartulid olid nagu eriti head, nagu eriti head. Kassikohvik, väga numps. Üks tudjub siin. Üks valge liigutab seal. Saba käib. Mis teed? Mis kaklete nüüd? Võttige ära. Täiesti ootamatult jõudis kätte. Hello! Käes on Vlogmassi 6. päev ja palju õnne Soome! Ehk siis täna tähistatakse Soome sünnipäeva, nii et kõik kohad on kinni. Aga lahti on muuseumid ja seda tasuta. Nii et meie teeme nüüd muuseumipäeva. Ja nagu te näete, siis on mul huuled täna väga roosad, sest et ma võtsin eile siis kodust kaasa 6. päeva huulepulga, mis aknast välja tuli, et ma ei hakanud kalendrit kaasa tassima. Aga challenge jätkub. Nii et sellised huuled siis täna. Ja ilm on imeline, täiesti lõpp nagu. Päike paistab, lumi on maas. Nii ilus. Telekad ära rikutud kõik. Mis mõttes? Väga nukker. Väga kurb on vaadata seda vaatepilti.去年在
leidsin uued sõbrad endale. Yo gäng. Teksa gäng. It's so fluffy. No, peaks pai teha. Muuseumide tiir on tehtud ja nüüd tulime vaatama siis Soome jõuluturgu siia Senatin torile, kus tuleb ju iga kord Soomes olles taaskord tiir ära käia. Ja seekord on siin minu arust hoopis uus ja teistsugune karussell ja mega ilus on. Kiire käik siis jõuluturul tehtud ja nüüd sööja. Kõht on tühi, energiat ei ole enam ja külm hakkab ka vaikselt. Meil on Stockmanni vaateaknad nägemata. Ja lipud, jaa, 100 Soome lippu on kuskil väljas. Nii et nagu ma aru saan, siis me läheme veel neid üle vaatama. 100 lippu paistavad ja kuna ma ei viitsi lähemale kõndida praegu, sest et ma lähen õhtul niikuinii sealt sadamasse, siis zoomime nüüd neid lippe. Hopsti! Ja 100 Soome lippu lehvib seal. Vana ja lift. Ehk siis kuna ma selline suure kohvriga olen, siis oli vaja liftiga üks korrus alla sõita. Aga nagu te aru saate, siis Jesus Christ. Ma hakkan nüüd Soomest ära minema. Nii et tšaupak ka ja laeva peal näeme. Holy moly, ma olen nüüd laevas ja mul on kajut, mis teeb selle laevasõidu palju talutavamaks ja tahaks öelda nauditavamaks, aga samas minu jaoks ei ole laevasõit mitte kunagi nauditav ja mul on mega suur kajut seekord. Reaalselt siin on nagu 2 magamiskohta ja siin on veel 2 magamiskohta, eks see on nagu 4 inimese kajut. Ja mul on siin lausa suur peegel. Hello! Nii et jaa, ma saan siin hakata nüüd oma seda vlogi monteerima ja see seiklus siia oli jälle nagu täiesti ebanormaalne. Nüüd tagantjärgi mõeldes ei olnud nii hullu midagi, aga korraks mul oli küll niimoodi, et appi Merlin, millal sa ükskord õpid. Ma tulin bussi pealt üks peatus liiga vara maha, ehk siis ma pidin välja leiutama, et kummale poole ma üldse nüüd pidin kõndima hakkama ja ma pidin oma seda rasket kohvrit tagantjärgi tassima ja ma tean, et ma tulin läinud 9 ööks Soome, et miks mul nagu mingi üldse suur ja raske kohver on, aga tegelikult mul on seal kohvris ka mu läpakas sees, sest et ma ei viitsin seda läpakat nii-öelda õla peal kanda, et on lihtsam selles kanda ja see läpakas on lihtsalt mega raske ja teeb selle kohvri ka raskeks, pluss siis nüüd mingid asjad, mis ma ostsin, on ka seal sees ja need annavad kaalu juurde. Aga ühesõnaga, siis ma pidin mingi räige tempoga lihtsalt siia praegu tulema ja mul oli hullult paanika, et appi, kas ma jõuan, kas ma jõuan. Ja lõpuks ma jõudsin niimoodi sadamasse, et tegelikult ma pidin veel ootama, et laeva peale saada. Ehk siis tegelikult ei olnud üldse nii kiire. Aga mis siis tegemata jäi seekord Helsingis oli Stockmanni vaateaknad, et need jäid mul vaatamata, sest et meil oli kõht tühi täna linnas ja me läksime koju ja emme tegi mulle süüa ja nii head kodutoitu sain, nii et see oli palju mõnusam, et ma ohverdasin need vaateaknad selleks korraks siis. Aga muidu sai vist kõik tehtud, mis plaanis oli, nii et selles suhtes oli jälle tore siuke vaheldus ja emal külas käia on alati hästi tore. Eks ma lähen natukene ilmselt siia laeva peale ka ringi rändama ja eks siis näis, mis me selle laeva reisi jooksul siin veel korraldame. Muide, mul on ju selle video jõulutants tegemata, nii et Kairi, this one's for you. Okei, ma tekitan endale ka vahepeal küsimusi, et kas ma reaalselt nagu käitun ka 28-aastasele vastavalt, aga samas kui enda üle naerda ei oska, siis kelle üle veel on ju. Mina hakkan vaikselt sadamasse jõudma ja saan koju jõusupi juurde, jäi! Nii et thanks, et vaatasite, visake pöial püsti, kui video meeldis ja näeme paari päeva pärast juba järgmises Vlogmassi videos jälle. Tšau! Ja ma luban, et ma järgmises Vlogmassi osas räägin ka kingiloosidest lähemalt, aga teie seniks olge usinad kommenteerijad edasi. Tšau!